Ukraina ründas täna esimest korda massiliselt Venemaa Arhangelski oblastis asuvat kosmodroomi, et nurjata Kremlile plaanid Starlinki analoogse süsteemi orbiidile viimiseks. Lisaks sellele puhkes Dagestanis 24. augusti öösel pärast plahvatusi tulekahju Tjube tööstuspargis. Rünnaku alla sattus Osooni veebituru laokompleks, mille pindala on umbes 130 000 ruutmeetrit ja mida peeti selle ettevõtte suurimaks laoks Põhja-Kaukaasias. Ja see oli juba selle ettevõtte 6. maha põlenud ladu vaid 3 päeva jooksul. Ettevõtte Osoon aktsiad kukkusid kohe enam kui 30%. Vastuseks ähvardas Kremlit esindav kõneisik Timka Peskov, et nüüdsest hakkavad Vene sõjaväelased regulaarselt Kiievit ründama vastuseks Ukraina droonirünnakutele, Osooni veebituru ladudele, samuti muule kaubanduslikule infrastruktuurile. Kuigi Venemaa, tuletan meelde, tegi seda ka varem ja ründas regulaarselt mitte ainult Kiievit, vaid ka teisi rahumeelseid linnu Ukrainas. Aga oluline järeldus on järgmine. Suurema osa ajast Venemaa täiemahulise sõja jooksul Ukraina vastu oli Venemaa elanikkond, Kiievi rünnakute eest suhteliselt isoleeritud. Aga nüüd olukord muutub kardinaalselt. Minu nimi on Aleksei Betši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige kanal, pange videole like ja ärge unustage oma kommentaari jätta. Aitäh! Niisiis, Ukraina kaitsejõudude droonid jõudsid täna esimest korda Arhangelska oblastini, mis asub umbes 2000 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist. Sellel ööl rünnati Plesetski kosmodroomi. See on Venemaa ainus tegutsev sõjaväeline kosmodroom. Seal on korduvalt testitud uusimat mandritevahelist ballistilist raketti Sarmat. Lisaks on sealt 2026 aastal mitu korda edukalt startinud Sojuz 2 ja Angara raketid ja orbiidigrupi Rassvet seadmetega, mida Venemaa kaitseministeerium peab Ameerika Starlinki süsteemi analoogiks. Hommikul kuulutati Arhangelski oblastis välja droonioht. Kuberner Aleksandr Tsibulski kutsus elanikke üles varjendisse minema ja hoiatas mobiilse interneti katkestamise eest. Rünnaku tagajärgedest ta lõpuks ei teatanud, kuid jälgimiskanalid andsid teada, et midagi siiski lendas kohale. Kahjuks on aga halbu uudiseid. Venelased saatsid täna siiski orbiidile sõjalise otstarbega lastiga raketi. Venemaa kaitseministeerium teatab, et Arhangelski oblastis asuvast Plesetski kosmodroomist viidi siiski edukalt läbi keskklassi kanderaketi Sojuz 2.1B start, mis viis orbiidile sõjalise lasti, mille tüüpi ja otstarvet ei avalikustata. Kuid on kahtlusi, et see rakett viib orbiidile just süsteemi Rassvet satelliite, ehk siis Starlinki analoogi. Nii et tundub, et seekord ei õnnestunud kahjuks starti nurjata. Üldiselt on Ukraina relvajõud viimasel ajal suurendanud rünnakuid Venemaa kosmoseinfrastruktuuri vastu. Tuletan meelde, et 15. augustil rünnati raketi- ja kosmosekeskust Progress Samara oblastis. See on ainus ettevõte, kus seeriaviisiliselt kokku pannakse Sojuz 2 kanderakette. Ukraina peastaabi andmetel raketi- ja kosmosekeskus toodab ka kosmoseaparaate, mida Vene armee kasutab luureks. Satelliidipildid näitasid tootmistsehi 106A hävimist, kus toimub tootmine. Sojuzire tootmist viiakse läbi kõrge puhtusastmega tingimustes, mis eeldab erilisi tingimusi, sealhulgas rõhutaseme kontrolli, mikrokliima ja steriilsuse tagamist. Tsehi taastamine võib võtta mitu kuud. Lisaks sellele ründasid Ukraina relvajõud täna öösel vastu 24. augustit sõjalist ettevõtet kombinaat Kamenski Rostovi oblastis. Sellest teatab samuti Ukraina relvajõudude peastaap. Kombinaat Kamenski kuulub riigikorporatsiooni Rostehi struktuuri ja on spetsialiseerunud tahke raketikütuse, püssirohu ja lõhkainete tootmisele. Ettevõte toodab komponente mitmikraketiheitjate Uragan, Smerch ja Tornado S laskemoonale, samuti raketisüsteemidele, sealhulgas õhutõrjeraketikompleksidele S-300 ja S-400 ja lennunduse ründerelvadele. Koostöö raames tarnib tehas tahkekütuse laenguid Iskander M ballistiliste rakettide mootoritele. Samal ajal
24 augusti öösel Dagestani Guntorkali rajoonis puhkes pärast plahvatusi tulekahju Džube tööstuspargis. Rünnaku alla sattus osooni laokompleks, mille pindala oli umbes 130 000 ruutmeetrit ja mida nimetati ettevõtte suurimaks laoks Põhja-Kaukaasias. Kokku on viimase 3 päeva jooksul droonirünnakute ohvriks langenud juba 6 ühe Venemaa Föderatsiooni suurima veebimüüja osooni laokompleksi. Rünnakud järgnesid juuli keskpaigast kestnud rünnakutele Wildberrisi ladudele. Nädalavahetusel said rünnakute tõttu kannatada osooni laod Samaras ja Orenburgis. Kuid esmaspäeval teatas ettevõtte rünnakust logistikakeskusele Krasnodari äärelinnas Enemi asulas, kus puhkes suur tulekahju, ja Mahatškalas, kus puhkes tulekahju ja on kannatanuid. Lisaks evakueeriti osonilaod Adõgeiskis ja Nevinnomõskis droonirünnaku ohu tõttu, kuid hooned ja sees olevad kaubad kahjustada ei saanud. Sellegipoolest, kuid Osooni, Venemaa teise suurima e-kaubandusplatvormi aktsiad, mis hõlmab üle veerandi Venemaa e-kaubanduse turust, langesid esmaspäeval Moskva börsil 30%. Selle taustal teatas täna Kremli kõneisik Dima Peskov, et Vene sõjavägi hakkab regulaarselt Kiievit ründama, väidetavalt vastuseks Ukraina droonirünnakutele. Osooni turuplatsi ladudele, samuti muule kaubanduslikule infrastruktuurile, nagu venelased poleks seda juba varem teinud. See on mingi silmakirjalikkus, kuigi mille üle ma üldse imestan, need pole ju pesemata venelased. Enne seda teatas Vladimir Putin, et, tsiteerin, Kiievi režiim on seadnud eesmärgiks kahjustada meie majandust ja avas Pandora laeka. No, saate vastuse oma kõige tundlikumate majandussektorite pihta, mis ausalt öeldes niigi vaevu hingitsevad. See puudutab muide ka põllumajandustootmist, mille toodete ekspordist saab Kiievi režiim oma peamised tulud. Noh, kes räägib siin Pandora laekast? See tähendab see kiilakas mats, Vladimir Putin. Tema alustas täiemahulist sõda Ukraina vastu ja kui hakati talle vastu andma, tema jultunud näole lööma, hakati lihtsalt vastu andma sellele kiilakale kääbusele, siis avasta oma suu ja väidab, et Ukraina avas Pandora laeka. Hämmastav, aga pesemata, venelased usuvad seda kõike endiselt. Veelgi enam kiilaka arusaamatuse Vladimir Putini sõnul aitavad need rünnakud Vene sõduritel rindel lahendada nende ees seisvaid lahinguülesandeid. Putin selgitas, et löögid Ukraina pihta rikuvad Ukraina sõjaväelaste võimalusi tuua tehnikat ja laskemoona rindejoonele, takistavad relvajõudude personali roteerimist ja vähendavad kaitsetööstusettevõtete võimalusi relvi täiustada. Kuid tõsi on see, et siin unustas Putin lisada, et täpselt samu ülesandeid täidavad ka Ukraina löögid Musta Venemaa territooriumil. Enne seda kinnitas Vladimir Putin samuti, et Ukraina droonirünnakud, mis alguses avasid Venemaa naftatöötlemistehaseid ning hiljem Wildberrisi ladusid ja Musta ning Aasovi mere sadamaid, ei toonud Venemaale väidetavalt üldse mingeid kriitilisi tagajärgi. Ta ütleb, et see on nagu sääsehammustus. Miks te seisate bensiinijaamas järjekorras? Teile tundub, et te viibite lihtsalt mingis paralleelreaalsuses. Samal ajal on alates 2026 aasta algusest Ukraina droonid rünnanud Venemaa naftatöötlemistehaseid üle 70 korra ja rivist välja viinud mitukümmet neist. Selle tulemusena on nafta töötlemise mahud langenud madalaimale tasemele alates 2002. aastast. Omakorda kaotas Venemaa suurim veebiturg Wildberris 23 ladu ja veerandi kogu oma logistilistest võimekustest. Ja nüüd taastatakse kõik need võimekused maksumaksjate ehk tavaliste venelaste arvelt. Teenige seal oma 30 000 rubla. Nüüd tuleb maksta Wildberrisi ladude taastamise eest. Aga kui te aru ei saanud, siis Putin ütles teile, et nendest löökidest pole mingeid tagajärgi. Kõik on üldse suurepärane.
samuti peatasid Venemaa võimud juulist alates droonirünnakute tõttu Aasovi mere teraviljasadamate töö ning augustis seiskusid saadetised kõigis Novorossijski teraviljaterminaalides. See halvas teravilja ekspordi, millest 90% läks läbi Aasovi Musta mere basseini. Ja augusti lõpus hakkasid Ukraina droonid ründama Venemaa suuruselt teise turuplatvormi Ozon-ladusid. Ja nagu me juba teada saime, on viimase 3 päeva jooksul rünnatud vähemalt 6 neist. Aga peaasi, ärge ajage seda segamini. Mingisuguseid tagajärgi Ukraina löökidest Venemaa vastu tegelikult Putini sõnul ei ole. Siia panen 3 punkti. Teie arvamus, teie järeldused, kirjutage selle video alla kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head!